nüüd on kõik on kohal, jah? Ja tere siis. Aga suur rõõm on teid näha siin. Hakkame siis pihta. Lugu räägib siis ühest väikesest kohast, kuhu saabub uus tüdruk. Pärast mida kõik muutub ja miski ei ole enam endine. Lühidalt kokku võttes. Kõige lühemalt nii. Ja eks ta on üks selline 1000 tükiga pusle, et mismoodi need pusletükid täpselt nagu kokku panna, mis järjekorras ja mis sellest kõigest välja tuleb lõpuks, eks see nagu selgub meil siin proovide käigus, sellepärast et meil selle valmis kirjutatud näitemängu ei ole. On need lood, millest me oleme siis nagu inspiratsiooni ammutanud. Ja on seoses nende lugudega on teemad, mis on kuidagi iseenesest vee alt välja pulbitsenud ja mis kuidagi võiksid käsitlust leida. Ma ei tea, minul on vähemalt selline unistus, et selles võiks olla ühe korraga nagu sellist isegi nagu haiglase võitu nalja ja siis sellist kuidagi natuke nagu salapärast õõva. Et no tegemist ei ole ju klassikalise draamatükiga ja ei ole ka klassikalise muusikaliga. Et see on klassikalise muusikaga ei ole klassikalise muusikaga ka ei ole tegemist. Et ma ei oskagi öelda, mis see konkreetne žanr on. Me mõtlesime ju välja mingisugune koha muusikaline muistend. Muusikaline muistend, jah. Sõnaraamatu järgi muistend tähendab mingisuguse koha lugu jutustavat lugu, siis see on just see, mida me teeme. See on üks väike koht, kuhu saabub võõras element, ehk siis koha muistend ta selles mõttes justkui on. Jah, aga et ei maksa ära ehmatada, tegevus ei toimu kuskil muinasajal. Sugugi mitte. Tegevus toimub, ütleme, lähiminevikus. Minu jaoks ikkagi epliku muusika, sest ta, Ja üsna pea, niipea kui me saime aru, et see üks lugu, millest me tõukume, on lugu pealkirjaga Uus tüdruk ja kuna selle loo avasõnad on juba meie linna saabus uus tüdruk, siis on selge, et meie linn on üks paik, mis on kuidagi keskne ja ühtlasi seetõttu see koht on ülioluline.